Nii mina tahan teada, miks minu edit ei ole grammigi nädala jooksul juurde võtnud. Ükskõik kui kaua on inimene suitsetanud, alati on üks asi, ta võtab juurde, eks ju. Ja teine asi, ma tahan teada, kuidas need tabletid ikka nii kiiresti, nii hästi mõjuvad. Ma juba ise saan aru, et minu seedesüsteem on 5 päevaga muutunud ja ma tunnen ennast veelgi paremini, mul käib kõht veel paremini läbi. Oleme kutsunud täna hommikul meie meditatsioonile Heleni ja Helen on selle toote loonud. Nii et Helen, tere hommikust. Tere hommikust. Kuidas, räägi meile natukene sellest tootest, räägi just selles võtmes võib-olla esialgu vaatajale, et kuidas see, miks ta ei võta juurde, et ta tõesti, sest kõikidel suitsetajatel. Kõigepealt, kas ma tohin öelda, et see ei ole päris ainult minu toode, sellepärast siin taga on tõesti arstid. Jaa. Et mina olen 25 aastat Ameerikas elanud, farmaatsiafirmades töötanud, Colgate, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Sanofi, ühesõnaga peaaegu kõik. Ja üks asi, mis nagu sai mulle seal selgeks, on see, et need ravimid, mis me seal toodame, need on sümptomite ravimid. Nad tegelikult kedagi ei ravi niimoodi, et neid sümptomeid tagasi ei tule. Sest see on kõige suurem business case. See on nagu kõige suurem äriprojekt, sest kujutage ette, kui inimene saab terveks. Kes siis maksab? Klient kaob ära. See No on nii. kõige halvem business. Ühesõnaga sealt, tuli mul see burnout, eks ole, mul hakkasid iganädalased migreenid, valud ja siis ma leidsin sellise IP kliiniku, mille nimi on Lancero. Ja seal käivad väga paljud kuulsused, see on päris kallis. Ja ma olin seal 10 päeva ja kõik mu hädad kadusid ära. Aga kõik robud, mis ma enne seda võtsin, tekitasid mulle veel 10 lisahäda, sest kui sa selle patsiendi infolehe sealt lahti rullid, siis on seal ikkagi, seal on mingisugune meeter jagu igasuguseid hädasi, mis võivad tekkida, kui sa seda ravimit tarbid ja migreeni ravimite puhul see on veel pikem. See on juba, seal on isegi black box warning, eks ole, et põhimõtteliselt mida ära surra. Et see kliinik oligi see, kuhu ma siis läksin ja 10 päevaga kadus kõik mured kadusid ära ja siis ma mõtlesin, et miks see nii kallis on? Miks seda nagu teavad ainult 1% maailma rikkamatest inimestest? Miks ei ole saadaval meil kõigil terve üle maailma? Sest see ongi see tegelikult see tervise saladus, mis mitte ainult ei võta kaalust alla jäädavalt, sellepärast et see on tegelikult see metabolic reset, ehk siis ta täielikult puhastab sinu selle seedesüsteemi ja me teame, et tegelikult tervis algab kõhust. See on Hippokrates juba ütles seda väga ammu ja ma arvan, et tal oli õigus, sest kõik need saksa arstid, kellega mina nüüd koostööd teen, nendel tegelikult ongi see sama põhimõte, et kui me teeme oma seedesüsteemi puhtaks, üks kord aastas, kusjuures rohkem ei peagi, et sa mõtled küll, et see karp on, need on peaaegu 300 €, et kas see on ju nagu too much, aga kui sa mõtled, et mis see endaga kaasa toob ja see on üks kord aastas, see ei ole mingi igakuine karp, eks ole, vaid siis see kaal jääbki nagu kukkuma ja miks see nii on sellepärast, et need metabolic toksiinid, mis meil siin seedesüsteemis on, need on siis need, mis blokivad su rakud. Nagu isegi kui sa siin võtad vitamiini iga päev ja igasuguseid muid hormoone ja bioidentiteetseid hormoone, eks ole, siis see ei mõju, sellepärast et su rakk on nagu blokt. Ja see tuleb unblock teha, sellepärast et siis kõik, mis sa sinna nüüd hea sisse paned, kaasa arvatud, eks ole, toit, mahetoit, eks ole, võimalikult naturaalne, siis see organism on väga tänulik selle eest ja see kõik see ainevahetus läheb tasakaalu ja mis see tähendab, see on see metabolic balance ja kui su ainevahetus on tasakaalus, siis ongi tegelikult see kaalsus stabiilne, uni, hormoonid on stabiilsed. Seda mina tunnengi praegu. Seda mina tunnen veel tugevamat ja nüüd sinu tarka juttu kuulates sain ma aru, ta on praegu
Editil aidanud metabolik selle toksiini liikuma, sest kui mina jätsin suitsetamise, siis minul seda karpi ju ei olnud ja minul lõigi selle paistetuse, mis talle korraks sõi, aga võtsime hästi palju rohtusid peale ja tegelikult kadus kohe ära. On mul õigus, ehk et ta sai õiget asja peale, mis lükkas selle kõik tööle ja liikuma sealt. Just, ta puhastas need toksiinid, eks ole, rakku puhtaks. Väga hea. Ja see võtabki 21 päeva, sellepärast et organism, selle raku uuenduse aeg on 21 päeva. See ei ole nagu see lihtsalt, et paneme mingi päeva, et võiks 10 päeva olla, sest 21 on liiga pikk, aga tegelikult rakku uuenebki 21 päevaga ja sellepärast see programm ongi täpselt niisugune, nagu ta on. Ja täpselt see ongi see põhjus, et see on üks ainukesi programme, mis nagu selle foundationi või selle metabolismi tasakaalustab, eks ole, jäädavalt, see läheb sul nagu järgmisele tasemele ja siis sa tegelikult võid hakata rohkem sööma, aga see organism nagu lükkab selle kõik välja, sellepärast et sa oled saavutanud nagu ainevahetusel nagu teise taseme, see on nagu reset, mõtleme nagu kompuuter, et sa teed kompuuteril ja on vaja mõnikord teha reboot ja siis hakkavad kõik asjad jälle tööle. No, ütleme, inimese organismil on täpselt sama asi, sest et meie elustiil, me ei ela, eks ole, metsas, kus meil ei ole siin, me sööme ainult naturaalset toitu, meil ei ole stressi. Mina ikka olen, kuule, Paali ja mina mina näed, nüüd sain sinu tabletid, aga mina ikka olen. No Paalil on, sulle tõenäoliselt seda karpi vaja ei ole, ütleme nii. Tähendab, ma ütlesingi, Helen, et ma sõin ju selle karbi esimese ja teist, mul tegelikult, mina tegin nii, küll need vanemad versioonid, mina võtsin ikkagi iga nädalaselt neid purke, sest ma teadsin, mis ta mulle annab. Nad olid mul laua peal ja ma ikkagi sõin kogu aeg. Et minule meeldis see toode ja nüüd ütleme see 1,5 aastat olid nad mul laua peal. Mitte midagi, selles mõttes ma ju valesti ei teinud, on ju, küll on head, aga ma olin kuuri ära teinud juba. Saad sa, mul oli kuur tehtud, ma teadsin seda suurt tulemust. Ja siis ma võtsin need lisapurgid endale ja võtsin sealt nagu seest ka, eks ju, on ju. Et selles mõttes, Juhtlõng läks praegu ära, tahan ühe asja veel tuli meelde. Helen, palun räägi, soolestik on meie teine aju. Ja eelmisel korral, kui ma tegin, siis minu soolestik ei olnud nii puhas, aga mina ütlen ausalt, et 10. päevaks olid nii positiivsed mõtted ja nii selged mõtted. Räägi korraks sellest, aju on ju teine aju. Ja siin on, eks ole, 70% immuunsüsteemist on, eks ole, meil siin soolestikus ja siis saab kõik alguse, selles suhtes, kõik see näiteks see põletikust räägitakse, krooniline põletik, mis on väga paljude kõikide tervisehädade põhipõhjus. Ja see on samuti, kõik saab alguse sealt samast soolestikust, sest kui su immuunsüsteem on tugev, siis see võitleb selle põletikuga, eks ole. Aga kui nüüd sul on see kõik, seal on see nõrk ja tõesti ja see on elustiil. Ongi seda nagu kunagi, ma tean, et arstid kirjutavad kõvasti rohtusid, aga tegelikult põhjus on elustiil, et kui me suudame selle õige toitumine, magamine, mõtlemine, meditatsioon käib sinna juurde, eks ole, siis trenni tegemine on ju, see on minu põhi. Tuled, Edith alustas ära muretse, kuuske ma panen 15 minutit treening on mul 20. Väga tubli, siis ma tulen ka. Et see ongi see ja põhiline, eks ole, on siis see ei suitseta võimalikult vähe alkoholi, eks ole, minimaalselt, et sellised põhitõed, aga jah, et mis oli küsimus oli? Mul oli küsimus, et kuidas ta siis mõtted loob ehk, et ta tekitab head bakterid, eks ju? Gut-brain axis, ühesõnaga selle asja point ongi, et siis mitte see immuunsüsteem, aga see ongi gut-brain axis, kuna siit saab kõik alguse, siis ta mõjutab sul absoluutselt kõik aju, gut-brain, eks ole, siis on gut-skin, su näonahka ja siis on gut-hair, juukseid, on ju, siis on kõik kardiovaskulaarne, südametegevus, eks ole, kogu see ainevahetus on loomulikult selle asjaga põhipoint, metabolism ja siis ühesõnaga kõiki asju, kõik saab siit alguse, see on nagu juur, puujuur on ju, ja kui see puujuur on nagu terve, see keskkond siin on kõik terve,
muld, eks ole, ta on värske, seal on palju nutritionit, siis puu on roheline. Aga kui see nüüd hakkab seal selliseks keemiliseks minema, eks ole, et sinna tulevad tegurid, mis seal ei peaks olema, siis puu hakkab kohe, jääb haigeks, hakkab vananema. Et ongi vaata, et see ongi see aju, ütleme 7. päeval kliinikus on intensiivsem programm. Sealt sa 5. päeval juba tunned, et tekib mingi sisemine rahu, mõtted lähevad selgeks, asjad, mis ei tööta, lõpevad ära. Ja rahu tuleb, eks ju. Sisemine rahu. Täpselt. Ja see on koduprogrammil natuke pikem, see ongi see vahe on ja kliinikus sul on fasting here. See tähendab seda, kõik on mina, Ja sa saad nagu seal kliinikus väga lühikese ajaga väga suure efekti, aga miks ta on kliinikus ja arstidega, on see, et fasting on ütleme natuke riski, sellepärast, et kui sul on diabeet, siis sa tegelikult seda ei tohikski väga teha, sest et inimene, kui veresuhkur langeb väga järsult, sest fasting on see ikkagi toitu väga palju sinna juurde sisse ei pane, on ju. Et see on väga nagu riski ja sellepärast on ainult arstidega kliinikus. Aga koduprogramm on intervall fasting. Ja mina jälle. Kus 16 tundi me ei söö, sest siis läheb meil see growth hormone, mis on kasvuhormoon tööle. Ja kogu see autophagy on ju, see noorendus. Sööb ära vähikrakud ka. Mina teen seda selle tõttu. Täpselt, see on täpselt see. Aga koduprogramm peab olema natukene selline pikem ja natukene selline lahjam, et ta oleks ikkagi turvaline, sest kui su veresuhkur läheb järsku väga alla, siis see on väga riski. Nii et sellepärast see programm on 21 päeva ka, et sul oleks ikkagi, sa peab saama tööle minna, reisida, eks ole, tal on elu, sa ei saa panna ennast nagu 21 päeva, ma olen nagu kodus luku taga, eks ole. No kui vaja, siis ikkagi oleme. Aga ütleme, see puhastuse periood on seal lühike, see on ainult seal 10 päeva, eks ole. Ja sealt edasi on ikkagi natuke on see nagu transition back to normal, sest kõige tähtsam on, et sa sealt programmis nagu järsku ei lähe tagasi oma tavaellu. Sul saab ikkagi olema niimoodi step by step, eks ole, et sa nagu ei korraga siis ei, ütleme, ei undo, on ju, kõik, mis sa tegid hea, ei lähe siis kohe tagasi. Või kallis, mul on üks mõte. Kallid vaatajad, saab ka elada kogu aeg selles programmis, mis ta rääkis ja seda teen mina. Ja minul on bioloogiline vanus mõõdetud 31. Mina saan novembris 42. Mina olen otsustanud noorenema jäädagi. Ja kui sina nüüd rääkisid sellest nii-öelda programmis olemisest, siis mina sealt maha enam ei tulegi. Mina ei tulegi. Ainukene asi, mis mul on see kohvikene, aga muidu mina sealt enam ei tule. Kohvi on tegelikult väga kasulik. Üks espresso isegi kliinikutes antakse, kus juures on therapeutic espresso, sest espresso on kõige puhtam, sellepärast, et mida kauem see kohvimasin sul seal tilgub, seda rohkem sealt mürki tuleb, aga espresso on nagu kõige puhtam ja ütleme kasulikum versioon. Nii et see on täitsa lubatud. Ja mina võin ka öelda, et mina olen just sain 50. Ma ei ole just selle üle väga õnnelik, aga minu bioloogiline vanus on 38. Nii et ütleme nii, et see tegelikult nüüd mul on nagu selline mõtlemine, et ma tegelikult ei olegi väga kurb, sest tarkus, seda 50-aastase tarkust ma nagu ei vahetaks mitte millegi. Ja välimuse saab tagasi pöörata ja sisemise tervise saab siit ka. Täpselt. Ja ütleme nii, et paljudel inimestel on, eks ole, mingid menopoossümptomid sellises vanuses ja algab 40-ndates on ju, minul neid veel ei ole. Aga mis see põhjus on? See ei ole mingi magic box, et kui sa nüüd selle teed ära, siis see ongi see. Aga ta on ikkagi algus. See on algus, see on esimene etapp. Aga mis see Upgraders põhimõtteliselt nagu pakub, ongi see bioloogilise süsteemi restaureerimine. Bioloogilise süsteemi restaureerimine. Väga ilus. Ja see on süsteem, ehk siis see boks on number 1. Edasi tuleb personaliseeritud mikrobiota taastamine. Ehk sellepärast igalühel on erinevad bakterid, mida on vaja, mida on vähem, mida rohkem vaja, eks ole, et see tuleb Hollandi laborist.
ja teine väga tähtis asi on eriti naisterahvastel, ka meestele, testosteron on hormoonid, sellepärast et naisterahvastel ikkagi need hormoonid panusega muutuvad ja sellepärast meile tekivadki mingid jube imelikud sümptomid, mida me tegelikult ei taha ja õnneks mul neid veel ei ole. Aga ma Facebookis ma loen, mida inimesed räägivad ja see on ikka väga kurb, mis tegelikult... Kõik on ise tehtud. 100% ise vastutavast. Ja teine asi, mis me hakkamegi, tuleb kõik septembris, on meil siis bioidentiteetsed hormoonid, mitte sünteetilised, bioidentiteetsed, sest see omab siis, organism omab neid, selle puhta raku, eks ole, su organism omab selle mikrobiota bakterid, bioidentiteetsed hormoonid, vitamiinid, eks ole, mineraalid, et kõik, mis sul kehas puudu on, tuleb siis nagu täita, sellepärast, et siis on sul organism nagu täiesti tasakaalus ja ta hakkab ennast ise ravima, ise noorendama, uuendama. Garanteerin selle. Ja põhimõtteliselt see ongi see saladus, mida tegelikult farmaatsiafirmades oleks see vist maailma halvim business, sellepärast, et inimestel nagu rohtu ei ole väga enam vaja süüa ravimeid, eks ole, et ja kui sa niimoodi jätkad, eks ole, siis näiteks mina käin korra aastas Berliinis tegemas kõik oma hormooniteste, vereteste ja need samad testid tulevad ka sinna veebilehele. Et sellepärast, et ma näen, kui raske on leida funktsionaalmeditsiini arste. Eestis ma ei tea, võib-olla, ma ei teagi kedagi, võib-olla üks, eks ole, või paar, siis mina olengi otsustanud, et minul seda haigekassat vaja ei ole. Mina käin üks kord aastas välismaal oma arstide juures, ma teen nendega oma testid, sealt ma saan täpselt kogused, mis hormoone on vaja võtta, eks ole, mis koguses, ja teen üks kord aastas seda karpi, puhastan oma soolestikku ja that's it. Ja mina ennetan tegelikult oma tööga tänaseks vähki. Minul on kuskil 200 vähipatsiendiga ühendus, kes on siis jõudnud selleni, nad ei ole saanud ennem infot, nad on endal nõrga põletikku lasknud aastaid olla ja sealt see tegelikult tuleb ja tegelikult miks ma seda tööd ka niimoodi hingetulingeliselt teen, mina näen, mis teeb alkohol ja mina näen, mis teeb siis, kui sa oled nõrgad põletikus läbi aastate ja lõpuks on vähidiagnoos, kõige kohutav, nii et hakkame ennetama ja kogu see, mida ma päevad läbi räägin, siin ongi sees uni, siin on sees trenn, siin on sees baast, siin on sees aluseline elu, aluseline toitumine, siin on sees meditatsioon, siin on sees vaimne pool ja nüüd ka tegelikult see samane karp, eks ju, ja ma ütlen ausalt, kui ma tegin selle aastaid tagasi, ma ei hakanud sellega edasi tegutsema, teate miks, sest mul palil seda ei ole vaja ja palil olevad inimesed ka seda väga, sest nad ongi juba 10 aastat sellised olnud seal kõik, eks ju, või inimesed. Aga Eestis me näeme seda, et meil on vaja kuskilt seda restarti teha ja see restardi võimalus ongi kõigepealt see ja see raamat. Lähme nüüd selle raamatu juurde, ma olen selle üle, ma näitan, kust siis minu alguse sai. Ja tervitusi retriiditajatele, sest see raamat on meil alati retriidis laua peal ja sealt meil on saanud, siin on nii lihtne võtta, mis toiduaine on aluseline, mis on appeline, ülilused retseptid, eks ju, ma näitan nüüd uut ka ja mida siis, kuidas siis teha, ehk ju toitumine hästi lihtsaks, no Edith viskas korraks siia. Aga täna on tagasi. Nii, see on ainult tänu sellele karbile. Ja siin on ka, näete kui oluline, mis on sinu tuju? Ja see ongi tegelikult, kujutad ette, purgis tuleb sinu hea tuju. No tegelikult on, aina. Puhtast soolestikust. Nii, ja ma näitan seda kõige... Puhas soolestik, puhtad mõtted. Ja siin on ilusti, näete, siin olid vanad tooted ja nüüd on veel toredam, armsama kujuga on uus ja mina olen selle juba läbi töötlenud ja siin on absoluutselt, miks me peame vett jooma, mis on uni, mis on absoluutselt ja loomulikult näete, kes mul iga päev kirjutab, mis on aluseline, mis on appeline ja kõike, nagu ta ütleski, Helen kõrvalt, kõike me võime süüa, aga meil peab olema, siin on kirjutatud 70-30, mina ikkagi jään oma 80-20 juurde, aga seda ka, sa pead selle ise kokku panema ja nüüd sa võtad need purgid siia juurde. Korraks räägi vaatajale, ma sõin ju kunagi ära 5 purki ja nüüd on 4. On 4.
räägi, kuidas te need kokku panite ja mis oli siis ennem ja selles mõttes ei pea, mis seal täpselt, aga need on nüüd kõik lükatud 4 purki. Just seesama, 5 on 4 ja põhjus ongi see, et esiteks klaas, kuigi meil ennem olid ka bioloogilised PT purgid, aga klaas on ikkagi õigem. Ja põhimõtteliselt, mis vahe ongi, me tegime nagu kõik need 5 valemid, formulas on ja me tegime nagu nad tõhusamaks. Ja neid on vähem ka, eks ju. Ja samas less is more, sellepärast, et 5 purki on ikka palju. No sööd ära küll. Ja, aga põhimõtteliselt ongi, nüüd on 4 ja efekt on nagu 1 + 1 võrdub 3 on ju, et ühesõnaga ta on nagu lihtsalt palju-palju, kõik need 4 on siis ütleme maksimeeritud efektiivsusega. Ja magneesiumkompleksis, mis me tegime, oli, me lisasime sitraadile sulfaadi. Seda tegelikult apteegis ei ole võimalik osta, sellepärast, et seal on ainult sitraat on ju. Ja see citrate sulfate on, sina näita, Kristlin. Ma näitan ju. Ma räägin. Et põhimõtteliselt see, mis see siis teeb, ongi see, et sa võtad ainult seal ühe skuubi ja see toimub, aga eelmine selle sitraadiga pidi mõni isegi 4, sest kui sul on magnesium deficiency, mis paljudel inimestel on puudujääk, eks ole, siis see toode põhimõtteliselt enne sul seda puhastust käima ei lükka, kui see deficiency ei ole maksimeeritud. Ehk siis, kui sul magneesium peab sul olema nagu maksimum, ja siis põhimõtteliselt läheb see puhastus sul tööle, on ju. Aga kui sul on seal puudujääk ja väga paljudel inimesed, kes on stress, eks ole, ja kas isegi suitsetama ei pea, aga ütleme alkohol, kohvi hästi palju, et on nagu väga stressful life, on ju, siis nendel on kõigil magneesium ikkagi väga madal. Ja seepärast me tegime nad nagu tõhusamaks, et sa ei pea siin 4 lusikatäit ära sööma iga hommikul, see on nagu vee sisse panna pulver. Vaid, et sa saad väga tõhusa efekti, kiire efekti ühe skuubiga. Ja väga aitäh, väga hea maitse eest. Ja, sest sulfaati on väga raske hea maitsega saada. Väga maitsev. Ütlen ausalt, väga maitsev. Ja. See on tõesti, sest see on, ühesõnaga järgmine. Digestive kompleks. Vot, siin on ka, nüüd on hästi palju vähem neid, eks ju, aga see on ju meil tegelikult üks olulisemaid purke. Ka mina leian, et inimene peaks, kui ta, tähendab, siin ta teeb selle karbi, aga kas neid ei peaks pärast 1 purk olema niimoodi nagu talve. Kui ma joon ikkagi alkoholi, nagu ikkagi meil on Eestis, siis sa ju tapad ikkagi miljoneid ära ju sellel ühel õhtul. Sa oled selle kuuri teinud, sa tapad jällegi miljonid ära. Mina ütleks ausalt, et tahaks pärast endale seda purki. Tegelikult ongi nendest 4-st 3 on põhimõtteliselt, mida sa peaksid jätkama. Mina tahaksin. No tegelikult 2, ütleme nii, et see aluseline, see on ka, ütleme, vastavalt sinu ei peab, see on kõik on. Aga kohe jõuame sinna. Aga digestive complex on üks nendest 2 või kui mitte 3, kohe arutame, kas on, kellele see on vajalik, on ju. Aga digestive complex on siis bitterid on siin sees ja ensüümid ja see tegelikult on ka hästi unikaalne, sellepärast, et sa võid näiteks apteegist ensüüme osta, aga tihtipeale nad ei ole aktiivsed. Tähendab, see on nagu sünteetilised ensüümid, sellest ei ole tegelikult väga palju kasu. Aga miks see toode on väga hea, on see, et bitterid boostivad sinu enda ensüüme ja siis on lisaks veel ensüümid. Ja uuedane asendan ka veel, panen juurde. Ja just nimelt, et see on nagu double booster ja sellepärast meie, ütleme 21 päeva programmi jooksul sa võtad siin, eks ole, rohkem ja siis, kui sa jätkad, siis sa võtad ainult 2 kapslit päevas, et boostida oma seda ensüümi ja tegelikult see on tõesti, miks need on väga olulisem. Kunagi ma nägin seal Lanzarote arst Innsbruckis, eks ole, tema, doktor Viiber, tema näeb, ta on 70, ta nägi välja nagu 50 ja tal oli jube suur pahmakas juukseid ja siis ma küsisin, et what's your secret, on ju, et kuidas see võimalik on ja tema ütles, et ta sööb iga päev ensüüme. Ja et mina ütlen ka seda, seni kui mina alkoholi jõin ja oma elus ei olnud, oli minul juuksed nii palju peas, mul ei olnudki, mul oli pikendused kogu aeg, murdusid kõik siit ülevalt ära. Ja kui mina sain kaineks ja ehitasin üles seolestiku mikrofloora, mis on, minul on kasvanud tänaseks juuksed täielikult pähe, aga 3 korda rohkem, kui mul üldse elu jooksul neid tegelikult oli, nii et ma olen sellega 100% nõus. See on kindlasti üks nooruse võib-olla saladus, sest ja seda ütles mulle
noh, arst, eks ole, kes tegelikult ametlikult seda ei promo, vaid et see oligi tema elustiil, tema elu üks osa ja siis ta nägigi välja, mitte 70, aga nägi välja 50. Nii, mis me järgmisena räägime? Ja võtame nüüd see alusel ja mina olen siis aluselise elu propageerija. Mina usun, et nõrgas põletikus meie lihtsalt haigeneme. Me ei saa tulla rääkima, tule tee protseduure, tule tee seda, tule tee toda. Aga tegelikult me peame kõige põletiku maha saama ja see on minu suurim soov, võtta eestlastel põletik siin maha ja nüüd ongi mineraalid võtavad põletiku maha ja aluselisuse loojad ja järgmine purk ja vaadake kohe kõige suurem ka. Nii, palun. Nii, palun. Demo girl näitab. Demo girl. Ma tegin eile hommiku selle purgiga, see ongi minu purk. Ütleme, see on selles karbis number 2 kõige tähtsam toode. Nad kõik on tähtsad, see on nagu kumulatiivselt, ütlemegi, ongi see 1+1 võrdub 3, on ju, sest sa liidad nad kõik kokku. See ei ole lihtsalt see summeeritud, vaid see on nagu, ütleme siis, mitte 4, vaid 10 tuleb kokku, on ju. Et see, miks see siis see aluseline kompleks on nii oluline? Natuke ma räägin sellest vähi teemast ka, on siis miks see põhimõtteliselt prevendib vähki või siis reversib vähki, on see, et vähk tekib väga appelses keskkonnas. Ja põletikus, põletik. 7 aastat põletikku on vähirakud alguse saanud. Kui sa siis peatad, sa saad ta tagasi, aga vähirakk jääb sinna ikka kuni paastuni. Ainult paast saab selle ära süüa. Just, siis need, eks ole, rakud uuenevad ja puhastuvad. Aga kuidas see toimub? Ongi see, et see pH tase, tähendab appeline pH läheb aluseliseks ja seda nagu üks asi on toit, on ju, aga kuidas me seda kiirendame, on siis just nimelt see kompleks, mineraalide kompleks. Nii, palun. Seda toodet on vaja kogu Eestil. Päriselt kogu Eestil. Me peame saama põletiku maha ja aluseliseks. Ja kui sa nüüd ka eile jõid ja üleeile midagi saad sa aru, sa oled niivõrd happeline põletikus, meil on vaja aluselist. Vastasel juhul oled sina statistika 9000 vähijuhtumid. Iga teine mees elu jooksul, iga 3. naine elu jooksul põeb vähki tänaseks ja sina oled statistika, kui sina ei tea, mis on aluseline elu, mis on aluseline toitumine, mis on vere pH. Kui sina seda ei tea, siis ma võin sulle garanteerida, et sina oled statistika, aga tule nüüd üle, palun. See karp annab sulle stardipaketi, aga sinna kõik veel juurde. Ja Helen, räägi siis täpselt, kuidas see siis, nii et vähihaiged võiksid ka seda ju võtta siis. Ja seda, aga ütleme, kuidas sa tead, kas sa oled appeline? Me mõõda, meil on ju pulgad, jumal, iga hommikune lemmik. Ja selles karbis on siis need pH-ribad ja seda pH-d saab mõõta, eks ole, sülg, uriin, ühesõnaga, aga kõige lihtsam on, meie soovitame siin karbis on siis sülg, sest see on väga lihtne. Paned, eks ole, natukene siis teelusika peale seda sülge ja siis põhimõtteliselt, paned selle riba sinna sisse. Ja 1 minuti jooksul on sul siis see number, on ju, et see õige number, kõige optimaalsem on siis 7-8 pH, mis ongi see aluseline. Ja kõik, mis on siis alla 7, on happeline, eriti seal, paljudel võib-olla on seal 5,9, 7, 6, et see näitab juba, et see tase on tegelikult, sul on seda aluselist vaja, et tegelikult seda toodet mina nagu tarbiksin täpselt nii, kuidas see pH-riba sulle näitab, sellepärast, et kui sa seda nagu sa pead aluseliselt niikuinii sööma, eks ole, et 70% on aluselised tooraine, eks ole, toit ja 30 on siis happeline, sest 100% on natuke raske ja ei ole... ma proovin. Ainult paalil. Jaa, ma proovin. Ja siis puhas toit on seal, jah? Jaa, täpselt, aga tegelikult osa isegi puuviljad, eks ole, on ju happelised. Ei, ma tean, jah. Et see 100% on nagu võimatu, aga selline balanss siis hoida, et sa vähemasti proovid õigesti hoida, nii palju kui võimalik, et see ongi see saladus. Ja nende pH-ribadega sa saad teada, iga päev ei pea, 1 kord nädalas võib täitsa mõõta, on ju.
ja siis Meil programmi jooksul me võtame 1 kord nädalas, siin on 2 suurt aluselisuse entusiasti. Iga hommik on esimene asi, kargavad voodist välja nii rõõmsad. Jälle, kas me oleme aluselised, on ja mina olen kogu aeg nii maksimaalselt aluseline. Ja Edith juba tuleb järgi, nii et tegelikult on see hasart ja ma võin sulle tegelikult öelda, et kui ma alguses olin vähieelne seisund, mul lümfisõlmesid lõigati ära. Ja minul oli ikkagi suured lümfisõlmed, mina olen olnud surmasuus, see tähendab seda kõige hullem asi, mida sa oma elus teha saad, on saada vähidiagnoosi. Mina usun sellesse, sest mul on neid kõnesid väga palju, aga mis ma sulle ütlen, mina tegin 4 kuud, et õppida päriselt selge aluseline elu, et ma siin praegu üldse seda jutustada saan. Minul oli 4 kuud aluselised ribad kogu aeg ja ma sain aru sellest süsteemist, kuidas see keha töötab. Ja soovitan, kui sa päriselt ei taha, mina olen otsustanud mitte kunagi vähidiagnoosi saada. Kui ma pean selle jaoks tegema kõike neid asju, siis ma teen seda. Aga mina tegin 4 kuud ja vaata, see oli sama nagu paneksid endale glükoosi monitori peale. See tegi sulle alateadvuses sellise korrektuuri. No ei võtnud Katri Entalist praegu pirukat, eks ju, nägid? Aga seda on teinud mu aluselisuse triibutajad, eks ju. Ja teine asi, glükoosi monitor. Ma näen ju tõde. Kellele ma siis täna valetan, et see viskab mu veresuhkru täielikult üles ja see on täielikult apene. 80-20, 70-30. Me võiksime seda tegelikult ju teha, eks ju? Aga me ei saa seda iga päev teha. See peab olema nii, nagu ma palju nuusutan saia Bakerist igal pühapäeval, eks ju? Ma nuusutan ja ma saan seda süüa ainult pühapäeviti, aga teistel päevadel ma seda ei võta, sest ma hoolin oma tervisest rohkem kui sellest, et ma saan seda korraks seda saiatükki jällegi seal süüa. Kui ma seda iga päev sööksin, siis ma ei ole ju aluseline, aga ma olen minu number on 8 ehk et tulge kaasa. Teeme ära, teeme endale terviseks. Meil on 2 inimest täna minu majapidamises teeb. Edithil on tervis niimoodi, et suitsu maha jätja peaks olema siruli maas depressioonis ja raskustes. Nii nagu ma olen teisi inimesi näinud, ta on püsti, ta on rõõmus, ta on roosa, rasedakõht on ka läinud. Ja teine inimene, mul on entusiasmi nii palju tekkinud viimastel päevadel veel, sest et isegi kui ma olen niivõrd aluseline ja ma olen niivõrd tervise juures, ma tunnen ka seekord, kuidas ta mõjub. Ma mõtlesin, et kuna aastaid on mööda läinud, et ma olen ju vaata nii tervislik, et ma mõtlesin, ma ei tunne, no mis siin veel muuta saab, no kurat, aga sa ütlesid, et sellega saab nooreks. Ja sest ongi paljud, eks ole, karbid on paastu. Paljud firmad teevad selliseid toidu, kus on, eks ole, ainult toit, aga seal ei ole puhastust. Ja ilma selle puhastuseta, see on doktor Henning Sartori põhiteema, mida ta konverentsidele arstidele seletab, on see puhastus on number 1. Ilma selleta ei tule jäädavat tulemust. Ehk siis sa võid teha neid paastuprogramme, aga kõik su kohal tuleb tagasi. Kui sa nii kui ära lähed koju, on ju tagasi, oled jälle samas kohas tagasi mõne aja pärast, sest see kõik kumuleerub. Aga kui sa puhastad, siis ei tule niimoodi tagasi, siis see baseline läheb nagu järgmisele tasemele. Aga kallis, kas sa tead, et mina paastu kellelegi ilma vaimse pooleta ei tee uusalguspalli retriidis, sest ma muudan nende elustiili ja tänaseks on mulle tõestus, et märtsi retriidis kõik 100% inimesed jäid teekonnale. Ma olen juba peaaegu kõiki tänaseks näinud ja meil on kokku saanud. Ma muudan vaimset poolt, et aru saada, et ma ei taha surra vähidiagnoosiga, ma ei tee seda endale ise ja tänu sellele muutub. Võtame selle viimase toote ka veel. Üks kõige tähtsamaid purke. Kõige tähtsam soojend, aga soojendasid mulle. Last but not least. Last but not least. Meil on probiootiline kompleks koos B-vitamiini, ma juba kuulen ajule ka siis järelikult. Ühesõnaga, see on see on siis probiootikum, prebiootikum, mis siis aktiveerib bakterid, eks ju, toidab neid bakterite arengut. Ja siis on veel B-kompleks, mis on energia, kogu see mitokondria, eks ole, see ainevahetuse boosting, et ühesõnaga, see on nüüd selles viimases karbis. Ja miks seda peab kindlasti jätkama peale 21 päeva. Siin on siis jätkad 2 kapslit päevas. Ehk siis on 1 kuu kogus, on ju, 30 päeva kogus. See on siis sellepärast, et mikrobioota muutub poole aasta jooksul. See ei muutu 21 päevaga, siis sa saad oma selle puhastuse tehtud ja hakkad seda rebuildingut number 2 faasi.
alustad, eks ole, ja sa peadki seda jätkama siis pool aastat, sellepärast et siis su nagu mikrobiota on nagu muutunud niisuguseks, nagu ta pead, siis sa paned sisse nagu need bakterid, mis peavad seal olema, mis on need nagu teaduslikult kinnitatud, et see eks ole, toidab sinu immuunsust ja kogu see sinu siis see teine aju, eks ole, saab toitu selles sümbiootikumis, nii et see on üks põhitoode, sest kahjuks 21 päevaga see ei juhtu, see on nagu läheb pikem aeg on vajalik, on ju. No nii, tark jutt, ma tundsin, mul kõrv puhkab niimoodi mõnusalt, et kõik, kes ostavad nüüd meid selle karbi, saavad selle vestluse ka kõik endale, pluss meil on veel anda materjali ja me selgitame kõik ära ja kindlasti tule istu minuga ka maha, tule võta oma karp minu juurest, ma olen suur entusiast ja kõik see, mis sa rääkisid, ongi see jutt, mida mina räägin, nii et meie elustiilid, Heleni, ühinduvad täielikult omavahel ja täiesti, see on üks-ühele, see on minu, nagu sa oleksid mõelnud, ma kirjutan Kreslin Kuskemale raamatu, siis tal on lihtsam seda inimestele rääkida. Üksinda ei saa ju. Ei, muidugi. Ja ma ütlen ausalt, et kuna see on selline kõige parem start, eks ju, see on start, sa võtad ennast kätte, sul on raamat ees, mis ma tegema pean, saad aru, kõik need asjad, no see on kõige parem start, et alustada. Ja siis need kõik muud asjad juurde, tule meiega parki, me hakkame vaimset poolt tegema, stress läheb maha, me hakkame liigutama, me teeme. Et see kõik tuleb juurde, aga kuskilt me peame alustama ja veel need meie joogid sinna juurde. Nii et ühesõnaga, kallis Eesti rahvas, ma ütlen teile ühe asja. Olla aluseline, olla mitte omada oma kehas põletikku on sinu kõige olulisem, eriti olulisem asi, mida sa praegu tegema pead, eriti kui me oleme 41, 50, Edith pea ka, et me peame aru saama, et kui me selleks hetkeks oleme suured, pundunud, paistes, meil on põletikult 10 aastat kehas, me oleme statistika, meie oleme vähidiagnoosi statistika, aga veel ka hullemate krooniliste haiguste statistika. Ja kui sinu kehas tulevad kroonilised haigused ja sul hakkavad valud, siis see siin maapealne olek ei ole üldse väga tore. Ma teen retriite 400 inimest käinud, kui kuskilt sul valutab, siis sinu tervis on sulle kõige olulisem, sa ei suuda mitte millegile mõelda. Alustame, ostame selle paki, hakkame pihta, tule võta minu konsultatsioon sellise pauguga, annan sulle tund aega kogu info välja, hakkad seda sööma, paneme kõik muud asjad juurde ja sa saad terveks ja see olgu sulle number 1. Tervis on number 1, kõik muu tuleb sinna järgi. Ma ütlen teile ausalt, isegi lapsed ja pere on number 2, sest kui sul pole tervist, sa ei saa ka nende eest hoolitseda, on mul õigus. Ja nii see kõik on ja alustame. Ja kuidas sa saad endale sellise targa raamatu, kus sul on igal hommikul, kõik on kirjas, sa saad selle purgist või selle karbiga, nii et Upgradersi kuuriga alustame nüüd tervise parandamist ja eluks püsimist tervena. Aitäh sulle! Aitäh!